No hello, ongi puuriminek. Sõidame nüüd Harri juurde Kivitammi. Viskame pilli sinna maha. Teeme turud sisse. Siis saame jätkata värvimisega. No nii, olemegi jõudnud Kivitammi. Siit nende autode puurid alguse saavadki. Kohe varsti näitan ka sees, mis siin Harril on. Tšau! Viljar Vol 2 frees. Tõime sulle ühe selle küna. Ma ei taha nüüd küna, neid künasid on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hilme koerabki ma. Harri on siis meil sedamasti mees, et tema ei võta kere, vaid ta võtab kõigepealt ilge posu torusid, paneb need laua peale, ehitab nendest autole sükse raami, paneb mootori paika laseri järgi, kõik turvakaared ja kõik võimalikud torud. Ja siis sellest tuleb kiirendusauto. Tal neid projekte on siin juba omajagu, igasugu erinevaid ägedaid. Ta enda auto on süke, see oli ka ühel heal päeval ainult hunnik torusid. Aga täna on ta juba peaaegu auto kujuga. Vähe laiemad pastlad ka, kui meil siin driftis on. Isegi ahjuvend keevitas ise. Korraliku toruga. Kena trell on vennal ikkene. Pool 12, painame torusi või painame, Harri painab. Homseks ettevalmistused, jah? Kaas sai otsa, jah. Märt, mis teed? Natuke ürita altpoolt lükata. Altpoolt? Jah. Niimoodi, jah? Võtta. Oleme. Asjad käivad juba. Töö käib. Peremees juba lõikab. Jälle relaka suugab reis. Relaka suugab, jah. Siin käibki niimoodi, et relaka suugabki vaikselt nurgas kogu aeg. Jah, pole mõtet kinni panna. Niikuinii võt pole vaja. Peremees käskis paagi alt ära võtta. Võtsime paagi alt ära. Siis tegeme mingi listi. Tuli asju juurde, mida vaja on.
Tuleb linnas käia ja tagasi tulla ja edasi toimetada. Vaatame autot ka koristama. Ta on see kõige kuulsam mees siin. Mis mees on? Jupi jumal. Tundub nagu 5 minusest keegi. 1,5 päeva on möödas. Siin on tehtud siuke agregaat. Kardaani tunnel on tehtud suuremaks Harri algatusel. Siis on esimesed torud painatud. Seal on juba ka miskit paika saanud. Taha on tehtud siuksed sillatugevduskinnitused, et oleks tugevam ja siit püsiks. Märt teeb siin väikest plekitööd. Amordikannudele ka tugevdusplaadid. Eks tugevdused on. See jäik asi saab. Torusid järjest torusid tuleb. Ma ei tea, miks sa mu enda peas kasutad. Märtin tahab Bashbarille kinnitusi. Niitse. Päris ilus, jah? Tegid hästi süüa. Võtad siit siukse asja, Lekar. Legendid räägivad, USA värk, ajutine neet. Asi paigas. On kõik või? Siis paned õiged needid. Tai. Ongi kõik. Jälle targem või? Jälle targem. Leko, jätke meelde. Asju või? Ei saa sa ikka ilma nende naisteta mitte kusagil, jah? Vaatad siin ilusaid pilte. Igatsed. Nii uskumatu kui see ei ole, meie auto on lõpuks saanud omale puuri. Seda kõike tänu Harrile. Harri tuli meile väga palju vastu omast ajast, võttis meid vahele, tõime talle auto neljapäeval, oleme ise siin aidanud nii palju kui suutnud oleme, Märtin olid siin juba ööd ja päevad, teised poisid tegid lihtsamaid töid, valmistasid ette plekitükke, mida keevitada ja nii edasi. Uskumatud päevad on olnud, 4 päevaga on ära tehtud metsik kogus tööd. Selline ta on. Puur on NASCARi stiilis. Kardaani tunneli tegime suuremaks, et oleks lihtsam maal toimetada. Valmis on ka kässari kinnitus, roolisamba kinnitus. Koopas on kõik augud täidetud, alumiiniumplaadid tehtud. Taha seina on tehtud siuke huvitav kuju Harri poolt, väike vimka, kell 5 öösel tuli ta selle asja peale.
Tagasilla tugevdused on ka tehtud sissepoole, allpool on meil plaadid. Taha on tehtud bashbar. Ja ees on veel ka väiksed tugevdused siia tehtud. Siit on ka näha, palju siin tegelikult eesruumi on kastil. Seda tänu, mis me Harrile võlgneme, on seda väga raske sõnadesse panna ja me tõesti oleme talle meeletult tänulikud, et ta meid niimoodi aitas välja ja toetas meid väga suurel osal selle puuri tegemisel. Aga näeme järgmises videos. Nüüd me viime täna auto koju. Täna on esmaspäeva südaöö juba ja hakkame teda ette valmistama värvimiseks. Loodetavasti saame ka juba nädala lõpuks värvitud auto. Näeme järgmises videos. Tšau!